Tere kõigile Nõmme raadio kuulajatele. Oleme eetris sagedusel 99,3 MHz. Mina olen Harri Raudvere. Aeg lendab linnutiivul ja jälle on kätte jõudnud laupäev. Ja laupäeviti on teile kuulamiseks minu saade, kus jututeemad on võetud elust enesest. Ütlen kõigile neile, kes ei ole eelnevaid saateid juhtunud kuulama, et kõik siin saates räägitavad jutud on saanud alguse meie peaministri, härra Andrus Ansipi ja Reformierakonna lubadusest Eesti rahvale, mis seisneb selles, et lähitulevikus kuuluvad eestlased 5 jõukama rahva hulka. Vahepeal on sellest ideest ka nakatunud laiem ringkond inimesi ja minuni on jõudnud kuuldused, et ka esimene suur ja esinduslik konverents on ka juba seda teemat edukalt käsitlenud. Ma ei tea, kuhu nad välja jõudsid ja millele tuginesid, kui oma prognoose koostasid. Aga mina olen kindel, 5 jõukama rahva ja riigi hulka jõuame siis, kui neid riike maailmas ongi ainult 5 tükki järele jäänud. Ja meie muidugi loomulikult nende hulgas. Aga eks kõigest järgemööda ja järjekorras. Tänases saates katsun joone alla vedada Eesti tervishoiukorralduse temaatikale. Kindlasti võiks sellel pühendada veel hulgaliselt saateid, aga ma usun, et täpselt nii palju kui vaja oleme ka neid siin saatesarjas jutud elust enesest ka kajastanud. Kajastanud just nii palju, et mõista, kui hoolimatult käib valitsev poliitiline eliit ümber meie ühisomandi, solidaarsusprintsiibi abil kogutud rahaga. Ja kas sellise laristamise ja priiskamise korral jõukus ka majja tullab? Eks seda otsustab juba iga raadiokuulaja ise. Aga et teil parem oleks otsustada, siis läheme omaaegsete riigihaiglate temaatika käsitlemisega edasi. Nii nagu eelmisel laupäeval tõdesin, on riigi üheks kohustuseks või eesmärgiks või sisuliseks põhimõtteks tsiviilkohustuste täitmine oma kodanike ees. Nende kohustuste hulk on ääretult lai ning ka ühiskondlike suhete mõistusväärane regulatsioon peaks kuuluma riigi funktsioonide hulka. Selleks ju väidetavalt riik raha, maksude ja lõivude ja teab veel mille näol kogub, et meil kõigil kui ühiskonna liikmetel oleks parem ja turvalisem elada. No nii väidavad vähemalt täna valitseva ideoloogia kandjad. Väidavad, aga samas teevad kõik selleks, et riik oleks valitseva klassi tööriistaks, kapitali koondamisel ning võimu teostamisel. Ja selles ka soov muuta ravikindlustus äriobjektiks, kus jäetakse vargsi kõrvale ühiskonna taastootmise kindlustamisega seonduvad probleemid ja nähakse ainult raviteenuste ostmist ning läbi müügi osutamist. Kuna ravikindlustus on ainult üks detail riigi terviksüsteemis, kuigi üks ilmekaim detail ja võib-olla ka paremini hoomatav detail, peegeldab ta kogu ühiskonna arengutendentsi paremini kui mingi muu näitaja. Sellest selgub, kuidas riik ja valitsev klass oma alamate ja töövõtjate eest hoolitsevad. Ja riigihaigla ongi seesamune valitsuse poolt hallatav asutus, mille kaudu riik viib või peaks viima ellu oma tervishoiupoliitikat. Riigihaigla majandamise edu pandiks on vastava majandusliku haridusega direktori olemasolu haiglas ja selle direktori mõtestatud tegevus. Üks mees plaanib, viib ellu ja ka vastutab. Just nimelt vastutab, et haigla töötaks tõrgeteta ja inimesed, kes haiglasse pöörduvad, oleksid rahul ja loomulikult ka meditsiinipersonal. Kuid vaatleme, kuidas asjalood omal ajal kujunesid. Peale riigihaiglate haldusnõukogu poolt korraldatud konkursse asusid haiglaid juhtima direktorid. Konkurssidel kandideerinud direktorite ettevalmistus oli küllaltki erinev. Ja tegelikult oli konkursil kandideerimise eelduseks omandatud kõrgharidus, spetsialiseerumisest olenemata. Direktorite eelnevalt omandatud kogemustest ning oskustest haigla majandust hinnata sõltus ka haigla edasine areng.
Ja 1996. aasta majandustulemusi hinnates oli võimalik juba saada ülevaate, kuidas haigla majandustulemustele mõjus peaarstide väljavahetamine direktorite vastu. Ja nii ongi Riigihaiglate haldusnõukogu 21. märtsi 1997. aastal toimunud koosolekul läbi vaadatud riigihaiglate majandustulemuste analüüsist. Ja sealt analüüsist on selgunud väga huvitavad seaduspärasused. Ja nendest seaduspärasustest paistab silma see, et need haiglad, kus direktoriteks ei olnud arstid, olid majandusnäitajad oluliselt paremad. Ja see informatsioon on võetud Riigihaiglate haldusnõukogu protokollist ja kõik see, ka edaspidine, mis puudutab just nimelt riigihaiglate tegevust, on võetud riigihaiglate koosolekute protokollidest ja need protokollid, kas nad ka täna seal on, aga nad olid Sotsiaalministeeriumi arhiivis. Vaatame kõigepealt Tallinna psühhiaatriahaiglat. Haigla esitas lisaks majandusaruandele ka audiitori aruande, mis näitas, et aruanded olid koostatud kehtivate eelarveliste asutuste raamatupidamise korraldamise eeskirjadega vastavuses. Haigla 1996. aasta tulud ületasid jooksvaid kulusid peaaegu 1,5 miljonit krooni ja kasvasid võrreldes 1995. aastaga 22% ning personalikulud suurenesid 19,7%. Haigla suutis tasuda ka vajalikud summad laenude ja intresside kustutamiseks. Kivimäe haigla esitas lisaks majandusaruandele ka audiitori aruande, mis näitas, et aruanded olid kooskõlas kehtivate eelarveliste asutuste raamatupidamise korraldamise eeskirjadega. Haigla kulud ületasid tulusid 189 000 krooni ja vähenesid rahalised vahendid pangas peaaegu 1,3 miljoni krooni võrra, kuid aasta lõpuks oli siiski peaaegu 800 000 krooni arvel. Kulude suurenemine 1996. aastal oli otseselt seotud teostatud kapitaalremondiga, mida teostati 2,8 miljoni krooni ulatuses. Võrreldes 1995. aastaga kasvasid haigla tulud 34% ja personalikulud 26%. See tähendab seda, et meditsiinipersonali palgatõus oli 26%. Väga huvitav, miks meedia ei ole neid fakte kunagi kajastanud. Kivimäe haigla Kose osakonnas ehitati välja pikaajalistele tuberkuloosihaigetele ja personalile pesemisruumid, mis sealt täielikult puudusid. Kujutage nüüd inimest, kes on kuude kaupa haiglas ja tal ei ole võimalust duši all käia, sest et ei ole ühtegi pesemisvõimalust või pesemisruumi terves haiglas. Samuti ehitati 2 haiglakorpusele autonoomsed katlamajad, mille majanduslik efektiivsus selgus juba 1997. aasta majandustulemuste analüüsis. Selle võrdluse alusel oli 1997. aastal haigla põhikorpuse 9 kuu küttekulu 635 000 krooni. Siis 1996. aastal oli see summa selle sama perioodi eest 1,7 miljonit. Vaadake, milline vahe. Ainult 9 kuud. Ja selliste julgete sammude astumine kinnitas seda, et majandustegevust juhitakse õigesti. Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus esitas ka aruande, mis oli kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kulud ületasid tulusid 115 000 krooni võrra ja tulud kasvasid aastaga 39% ja kulutused personalile suurenesid 32,7%. See tähendab seda, et ka selles haiglas liikusid asjad ülesmäge. Nahahaiguste haigla aruanded olid esitatud ka kooskõlas kehtivate seadusandlusest tulenevate eeskirjadega. Haiglatulud suurenesid 1995. aastaga 48% ja haldusnõukogu pidas liiga suureks palkadele suunatud vahendite kasvu, mis suurenes 1995. aastaga võrreldes 72%.
kui nüüd vaadata, et palgad suurenesid 72%, siis tulud ainult 48%, siis on mõistetav riigihaiglate haldusnõukogu mure haigla edasise saatuse pärast. Kuid samas seesama 72% plaanitud palgafond ei ole suur tulude suurenemise 48% juures. Palgafond moodustas üldistest kuludest 1995. aastal 48%. Ja kogukulu suurendamise korral 48% võrra oleks töötasufondi suurendamise korral 72% moodustanud töötasu üldisest tulust circa 55%, mis oleks oma olemuselt olnud Kivimäe haigla töötasufondiga ühesugune. Kuid vaevalt, et haldusnõukogu nii sügavalt detailidesse laskus. Ka Põhja-Eesti Verekeskus esitas haigla aruandele lisaks veel ka audiitori aruande, mis näitas, et aruanded on kõik kooskõlas kehtivate seadusandlustega ja raamatupidamise korraldamise eeskirjadega. 1996. aasta kulud ületasid tulusid 3,6 miljonit krooni. Kreeditoridele suurenes võlgnevus 2,7 miljonit krooni. See näitas, et Verekeskus ei suuda oma tuludega katta kõrgeid kulusid õigeaegselt. Kuludest suunati 1,2 miljonit kapitaalremondiks ja personalikulud suurenesid 28%, kuigi tulude kasv oli ainult 9,7%. Verekeskusele tegi riigihaiglate haldusnõukogu ettepaneku, et nad peavad rakendama abinõusid kulude vähendamiseks või tulude suurendamiseks, sest rahaliste vahendite jäägi arvelt ei peetud võimalikuks kulude katmist jätkata. Kutsehaiguste kliinikut ja tema majandustegevust ei olnud kontrollitud audiitori poolt ning bilansis esines küllaldaselt vigu. Kulud ületasid tulusid peaaegu 100 000 krooni võrra, mistõttu vähenes rahajääk arvelduskontol ja haiglavõlad kasvasid 119 000 krooni võrra. Tulude kasvu võrreldes 1995. aastaga kasvasid tulud 27,6%, aga kulud 44,7% ning personalikulud suurenesid 39,7%. Kui tulud ei katta jooksvaid kulusid, siis palga maksmist vahendite jäägi arvelt ei peetud õigeks. Onkoloogiakeskuses oli olukord palju komplitseeritum kui teistel haiglatele, sest eelmiste peaarstide poolt võetud laenude maksmistähtajad olid 1996. aastaks saabunud. Onkoloogiakeskuse bilanss ja omatulude eelarve olid kooskõlas kehtivate raamatupidamise eeskirjadega. Tulud kasvasid 1995. aastaga võrreldes 36% võrra ja kulud suurenesid 6%. Personalikulu suurenes 34,9% ja pangaarve seis vähenes 4 miljonilt 1 miljonile ja aruande alusel kulus 1997. aastal laenude tasumisele 6 miljonit krooni ja haiglal kästi võtta tarvitusel abinõud kulude maksimaalseks vähendamiseks ja tuludes suurendamiseks, et toime tulla 1997. aasta kohustustega. Jämejala haigla oli üks väga omapärane haigla ja ka Jämejala haigla majandamise kohta oli oma arvamuse esitanud audiitor ja haigla lõpetas oma aasta kasumiga. Tulud suurenesid võrreldes 1995. aastaga 12%, kulud 54% ja personalikulu 32%. Osa kulusid kaeti aasta alguse jäägi arvelt. Ja nüüd tuleb kõige huvitavam osa. Pangakonto jääk oli aasta lõpuks 8,5 miljonit krooni, mis vähenes aastaga 143 000 krooni võrra. Te nüüd vaadake, kui suured vabad rahalised vahendid olid haiglate arvetel. Aga Mustamäe haigla seevastu lõpetas 1996. aasta kahjumiga. Haigla arveldusarvel oli raha peaaegu 10 miljonit krooni ja arvestuslikult kujunes kahjum bilansi koostamise uue eeskirjade tõttu. Huvitav, kas need uued eeskirjad ei mõjunud ka siis teistele haiglatele, kus arvesse tulid eelolevatel aastatel tasumata laenud, mida oli kokku 21 miljoni krooni eest. Bilansis ei kajastatud
otseselt liisinguga ostetud inventari, mille algmaksumus oli peaaegu 19 miljonit krooni ja ära oli tasutud 8 miljonit krooni. Kokku tuli 1997. aasta liisingute ja laenulepingute järgi tasuda 12 miljonit krooni, mis haldusnõukogu seisukohalt oli väga tõsine kohustus. Haigla jooksvad tulud kasvasid 1995. aastaga võrreldes 45% ja kulud 71%. Nii nagu ma ütlesingi, mille suurema osa moodustasid laenukohustuste kustutamine ja personalikulu, mis kasvas 1995. aastaga võrreldes 61%. Vaadeldes haiglate arengudünaamikat, mis ilmneb riigihaiglate haldusnõukogu protokollist, siis selgub, et haiglate tulud suurenesid 1996. aastal märgatavalt. Samasugune suundumus valitses ka järgnevatel aastatel, kui haiglad olid direktorite juhtida. 1998. aasta lõpuks olukord muutus ja haiglate majandusnäitajad halvenesid oluliselt. Enne riigihaiglate liitmist Põhja-Eesti regionaalhaiglaks 25. juulil 2001. aastal oli kahjum riigihaiglate peale kokku ligi 40 miljonit krooni. Ja audiitorfirma KPMG Estonia prognoosis kahjumi kasvamist 2001. aasta lõpuks kuni 75 miljoni kroonini. Riigihaiglate haldamisega seonduvate küsimuste ja riigihaiglate haldusnõukogu saatuse kohta liikus 1997. aasta alguses palju erinevat informatsiooni. Ametliku seisukoha saamiseks kirjutas riigihaiglate haldusnõukogu liige ja riigihaiglate haldamissüsteemi üks autoritest, doktor Andres Ellamaa, 1997. aastal Eesti Vabariigi peaministrile kirja, milles kirjeldas haldusnõukogu tegevuse vastuolusid Sotsiaalministeeriumi juhtkonnaga ja teatavaks saanud informatsiooni kavast muuta riigihaiglate haldusnõukogu koosseisu, kuna see ei võimaldanud riigihaiglate finantsmajandusliku tegevuse piisavat asjatundlikku analüüsi ja kontrolli. Oma kirjas kirjeldab doktor Ellamaa detailset olukorda, mis tekkis 1996. aastal riigihaiglate haldusnõukogu ja reformierakondlasest ministri Toomas Vilosiuse ja tema ametisse kutsutud kantsleri Jaan Rüütmani vahel. Haldusnõukogu, kelle viimasesse koosseisu kuulusid Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskhaigekassa, kohalike omavalitsuste, meditsiinitehnoloogia büroo kui ka tegevarstid, lähtus oma tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest ning püüdis olla objektiivne ja sõltumatu, teenides sellega ära ministri rahulolematuse. Vastuolu kulmineerus Põhja-Eesti Verekeskuse direktori ametisse määramisel. Nimetatud ametikohta ei õnnestunud täita sobiva kandidaadi puudumise tõttu. Kuigi Põhja-Eesti Verekeskuse põhikiri näeb ette direktori ametikoha täitmise konkursi teel, määrati Sotsiaalministeeriumi kantsleri ja sotsiaalministri Toomas Vilosiuse initsiatiivil isik, kelle haldusnõukogu poolt moodustatud konkursikomisjon oli tunnistanud sobimatuks. Kahjuks osutus haldusnõukogu arvamus õigeks. Uue direktori ebakompetentsus ning ambitsioonikus halvas peagi haigla tegevus. Doktor Ellamaa juhtis tähelepanu asjaolule, et uue kavandatava haldusnõukogu 8 liikmest on Sotsiaalministeeriumi kantsleri vahetud alluvad 8 liiget. Doktor Ellamaa juhtis tähelepanu asjaolule, et uue kavandatava haldusnõukogu 8 liikmest on Sotsiaalministeeriumi kantsleri vahetud alluvad ning 3 arstiabi probleemidest kaugel seisvad isikud. Samas märkis ta, et näeb Sotsiaalministeeriumi kavas muuta riigihaiglate koosseisu. Sihipärast tegevust koondada 10 miljonite kroonide sisuliselt kontrollimatu käsutamisõigus kantsleri või väga väikese grupi ametnike kätte. Sotsiaalministri vastusest selgub, et ministeeriumi ametnike seisukoht oli Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevate riigihaiglate töö koordineerimine ja nende bilansis oleva riigivara haldamine
läbi riigihaiglate haldusnõukogu seaduspärani seni, kui riigihaiglad tulenevad Nõukogude Liidu aegsetest reeglitest, olid juriidilised isikud. Sotsiaalminister, kelleks oli sel aja peal juba Tiiu Aro, leidis, et praeguse õigusruumi kohaselt tuleb riigihaiglate haldamise senine korraldus tunnistada kehtetuks, mille kohta Sotsiaalministeerium oli juba Vabariigi Valitsusel oma ettepanekud teinud. Sotsiaalminister Aro oli seisukohal, et olukord, kus riigihaigla eest vastutab otseselt ministeerium, pole normaalne. Vaadake, kui nüüd tuletame meelde, mõned saated tagasi me rääkisime, kuidas on meditsiiniteenuste korraldamine osutatud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka mujal maailmas, siis tuleb välja, et enamustes riikides tegelikult ministeerium ka koordineerib tervishoiuteenuse osutamist. Aga kui minister Aro arvas, et see olukord pole normaalne, eks jäägu siis tema südametunnistusele. Ja selleks, et haiglad saaksid töötada autonoomsete üksustena, tuleb neile leida kehtivast seadusest tulenev juriidiline vorm, selline uus staatus. Ja mille Sotsiaalministeerium lootis kehtestada 1997. aasta jooksul. Ja kuni seda pole tehtud, ei võimaldanud seadusandlus vastutust ministeeriumist väljapoole delegeerida. Kuid samas võis riigihaiglate haldusnõukogu koosseisu muutuse plaan olla tingitud ka asjaolust, et Mustamäe haigla kui suurim riigihaigla üritati poolvargsi munitsipaliseerida ja seejärel erastada. Mudeli järgi just nii, nagu sellel ajal oli kohane ja omane ja mille kaudu leidsid väga paljud riigiasutused ja ettevõtted, just nimelt riigiettevõtted, endale uued omanikud. Mustamäe haigla munitsipaliseerimise otsused olid vastu juba 1994. aastal Tallinna linnavolikogu poolt. Ja erastamisagentuuri nõukogu oli vastav otsuse langetanud juba 17. mail 1995. aastal. Ja Mustamäe haigla munitsipaliseerimise küsimuse arutelu leidiski aset riigihaiglate haldusnõukogu istungil alles 21. oktoobril 1996. aastal. Sellel koosolekul oli riigihaiglate haldusnõukogu jaoks otsustav tähtsus, kuna nurjati suurema riigihaigla erastamise võimalused. Direktor Ralf Allikvee tutvustas Mustamäe haiglat. Haiglas oli 580 voodikohta ja vajadusel oli võimalik lisada veel 30 voodit. Lepingute maht haigekassadega oli 112 miljonit krooni. Kui 1995. aastal oli see lepingute maht ainult 60 miljonit krooni ja voodikohti oli 680. Mustamäe haigla munitsipaliseerimise kohta võttis sõna Andres Ellamaa. Ta avaldas arvamust, et haigla munitsipaliseerimisega kaotab riik käest võimaluse reguleerida arstiabi. Aga Sotsiaalministeeriumi kantsler Jaan Rüütman selgitas, et Tallinn on avaldanud valmisolekut munitsipaliseerida Mustamäe haigla. Ta esindas ka valitsuse seisukohta, et maksimaalselt tuleb riigihaiglad üle anda kohalikele omavalitsustele ja nad ka erastada. Kinnise hääletuse tulemusena otsustati Mustamäe haigla munitsipaliseerimine ja munitsipaliseerimise poolt oli 3 häält ja vastu 4 häält ja 1 hääl jäi erapooletuks. Analüüsides neid sündmusi on märgata huvitavaid kokkulangevusi. Nii soovis Sotsiaalministeeriumi kantsler Jaan Rüütman riigihaiglate haldusnõukogu istungil läbi suruda suurima riigihaigla munitsipaliseerimise ja erastamise plaani. Haldusnõukogus läbi viidud hääletus ei toetanud reformierakondlasest minister Toomas Vilosiuse ja tema ametnike plaani. Kui sellel riigihaiglate koosolekul kaitses Sotsiaalministeeriumi kantsler Rüütman pretsedenditult suurima riigihaigla munitsipaliseerimise ning erastamise plaani, siis vastused teiste riigihaiglate juhtidele surusid maha igasuguse analoogilise tegutsemismotiivi. Aga vaatame, kes täna on Toomas Vilosius Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Ja siis on näha, kuidas huvid liiguvad aastast aastasse ja võib-olla isegi päevast päeva. Juba 12. novembril 1996. aastal
võttis Vabariigi Valitsus vastu oma määrusega number 283 Sotsiaalministeeriumi uue põhimääruse, mis koondab kogu võimu ministeeriumi valitsemisalas olevate hallatavate riigiasutuste osas Sotsiaalministeeriumi kantsleri kätte. Küsimuse lahendamisega oli väga-väga kiire, sest juba 1. detsembril 1996. aastal astub seoses valitsuskriisiga tagasi ka sotsiaalminister Toomas Vilosius. Aga Vilosius astus tagasi, aga tema käsilane kantsler Rüütman jäi Sotsiaalministeeriumisse. Arstkond pöördus korduvalt Sotsiaalministeeriumi poole tervishoiureformi puudutavate küsimustega, kuid ühelegi konkreetsele küsimusele ei suutnud sotsiaalminister Tiiu Aro vastata. Kirjutab oma kirjas arstkonnale Magdalena haigla peaarst doktor Peeter Mardna. Ta lisab, et tervishoiureformi viiakse läbi jäärapäiselt, sest ministeeriumi poolne seisukoht, meie arvame, kaalub üles kõik loogilised arutelud, sest arutelud ei ole avalikud, vaid nendesse kaasatakse ainult ministri poolt määratud seltskond. Ta lisab, et keeldutakse fluorograafia profülaktiliste kopsuuringute teostamisest, põhjustades seda kiiritusega saadava tõestamata ohufaktoriga, jättes märkimata, et ohufaktorite võrdlemisel on suitsetamisest saadav oht elanikkonnale võrdne 700 kopsu ülesvõttega igale kodanikule. Absurd oli meie vaesus juures loobuda momendil kohe ja täielikult fluorograafiast, kui see arvutuslikult nõuab vähemalt 60–80 miljonit krooni lisakulutusi aastas. Doktor Mardna küsib, miks me seda teeme ja miks arstkond sellest ei räägi, ning vastab ka ise, et küllap see on kellelegi kasulik. Kopsuülesvõtteid hakati teostama kalli röntgeniaparatuuri abil ja iga ülesvõtte oli palju kallim kui fluorograafias tehtud pisikene pilt, mis andis ka küllaltki täpse ülevaate sellest, kas inimene põeb tuberkuloosi või mitte. Sotsiaalministri vastus Hellamaale riigihaiglate haldusnõukogu staatuse küsimuses oli samuti vastuoluline. Sotsiaalministeeriumi seisukoha alusel ei ole normaalne, et riigihaigla tegevuse eest vastutab otseselt ministeerium, kuigi kirjas viidatud Sotsiaalministeeriumi põhimääruse teise osa punkt 6 sätestas ministeeriumi ülesandena rahva tervise kaitse ja arstiabi, mis tagatakse punkt 8 alusel Sotsiaalministeeriumi tegevuse kaudu, milleks on elanikele arsti ja ravimiabi andmise suunamine, koordineerimine ja korraldamine. Ja just korraldamine ja mitte nende ülesannete delegeerimine äriseadustiku alusel töötavatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Sotsiaalministeeriumi põhimääruses oli sätestatud kantsleri kohustused, mille hulgas kantsler koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ja teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta. Sotsiaalminister sõlmib põhimääruse alusel kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega. Nagu näete, ei mitte mingisuguseid konkursse. Kantsler teeb ettepaneku ja lojaalne inimene läheb ja istub oma ametikohale. Sotsiaalministeeriumi põhimäärus nägi ette ministeeriumi haldusalas olevate hallatavate asutuste olemasolu ja nende funktsioneerimise riikliku tervishoiupoliitika elluviimisel. Ka täna eksisteerivad ju tegelikult ministeeriumi juures hallatavad asutused, mida juhivad direktorid ja kelle pädevus on põhimäärusega fikseeritud. Näiteks on olemas veterinaaria toidulaboratoorium ja võib-olla nad on isegi tänapäeval nüüd reorganiseeritud ja nagu teiste nimedega, aga sellel ajal, kui põhjendati olukorda ministeeriumis, et sellised asutused ei saa üleüldse meie õigusruumis eksisteerida, siis näeme, et nii mitmed asutused elasid selle tormi või need seisukohad üle ja täna eksisteerivad nad põhimõtteliselt ikka ja jälle Sotsiaalministeeriumi hallatavate asutustena. Viimane riigihaiglate haldusnõukogu koosolek toimus 21. märtsil 1997. aastal, mis on 3 päeva peale Vabariigi Valitsuse määruse vastuvõtmist. Ja see määrus number 62, mis vastu võeti 18. märtsil 1997. aastal, tunnistas kehtetuks riigihaiglate haldamise haldusnõukogude kaudu ja saatis ka loomulikult haldusnõukogud laiali. Usutavasti ei olnud veel 3 päevaga jõudnud see informatsioon Vabariigi Valitsuse määrusest
haldusnõukogu liikmetele. Päevakorra ühe punktina arutati sotsiaalministri vastust doktor Ellamaa kirjal, millest juba eelpool juttu oli. Haldusnõukogu liikmed olid üksmeelselt seisukohal, et haldusnõukogu laiali saatmise juriidiline põhjendatus ei ole korrektne. Olulise päevakorrapunktina oli arutelu teemaks Põhja-Eesti Verekeskuse edasise tegutsemisega seonduvad küsimused. Põhja-Eesti Verekeskuse tootmisosakond esitas materjalid, et albumiini tootmine ei ole sugugi kahjumit andev. Verekeskuse tootmisosakonna juhataja selgitas, Rootsi spetsialistide hinnangul ei vasta Verekeskuse tootmistingimused Euroopa normidele. Kuigi kaader on valitsevast ohtudest teadlik ja tuleb nende töötingimustega, mis seal Verekeskuses valitsevad, suurepäraselt toime ja suudavad ka toota kõrgekvaliteedilist albumiini. Verekeskuse ülemarsti Plahkova seisukoha järgi oli vereteenistuse peamine ülesanne kindlustada haiglatele kvaliteetsed verekomponendid ning plasmaderivaadid nõutavas nomenklatuuris. Verekeskuse tootmise kvaliteedi parandamiseks oli direktori hinnangul vaja 750 000 krooni, millest 300 000 krooni oleks kulunud uutele külmutusseadmetele. Teisel seisukohal oli aga sotsiaalminister Tiiu Aro, kes kinnitas Sõnumilehele, et verepreparaatide valmistamine Eestis tähendaks selle iga-aastast doteerimist $1 miljoni. Leping olevat kavas sõlmida 8 aastaks. Tootmise taastamise võimalikkusest lepingu lõppemisel arvas minister, et kui me leiame $10 miljonit tänapäeva nõuetele vastava väiketootmise sisseseadmiseks, plus suudame igal aastal tootmist 1 miljoniga doteerida, no siis tuleks kõne alla Verekeskuse edasine eksistents siinsamas Eestis. Tootmisasjatundjad aga olid Sõnumilehes varem kinnitanud, et vere fraktsioneerimine võinuks jätkuda ka olemasolevaid seadmeid tasapisi välja vahetades. Nii läinuks ajakohastamine nende ja ka Sotsiaalministeeriumi kantsleri hinnangul maksma kokku ainult 10 miljonit Eesti krooni. Ja see on summa, mida soomlased küsivad ainult teenustasuks, mis tuleb aastas ära maksta. Mul on sügavalt häbi, et nii paljud inimesed kulutavad energiat sellele vahule, mis on löödud verepreparaatide valmistamise ümber, sõnas minister Aro. Eesti inimesed ei kaota sellest sentigi, et see tootmine ära lõpetati. Ja nüüd tahaks öelda, et oi kallid raadiokuulajad, me kõik kaotasime, rahvas kaotas ja kuidas veel kaotasime. Aga kes siis selle arvelt võitis? Ja riigihaiglate haldusnõukogu likvideerimisega muutus ka haiglate juhtimine. Kõikide küsimustega, mis väljusid haigla direktori kompetentsist, tuli pöörduda otseselt kantsleri poole, kelle isiklikust sümpaatiast sõltus haigla direktori töökohta. Ja see, et see sõltus, see selgus päris lähiajal. Internetiportaalis vastas 4. septembril 2003. aastal lugejate küsimustele Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilo. Küsimusele, miks on Tallinnas likvideeritud kõrgema etapi avalik õiguslik tervishoiuteenus ja asendatud ainult eraõiguslikuga ning keda peaks selle eest vastutusele võtma, vastas Danilov, et Eestis ei ole avalik õiguslik tervishoiuteenus likvideeritud ja kõik Tallinna haiglad on asutatud riigi või Tallinna poolt, millised mõlemad on avalik õiguslikud. Antud vastus tekitab kahtlusi, kas tervishoiu küsimuste eest vastavad ametisikud on üleüldse kompetentsed mõistma probleemistikku või püüavad varjata üldsuse eest meditsiinitemaatikaga seonduvaid küsimusi. Mina isiklikult arvan, et teine variant on loogilisem. Danilovi vastus peegeldas suhtumist, mille alusel riigijuhid ei ole pidanud demokraatliku sotsiaalse süsteemi loomist üleüldse vajalikuks. Meie riigis valitsev ideoloogia määrab vastutuse kõrgemaks kriteeriumiks poliitilise vastutuse. Kui räägitakse poliitilisest vastutusest, siis Eesti tänapäeva ühiskonnas tähendab see sisuliselt vastutuse puudumist. Ja seda me teame ju kõik ja oleme seda küllaltki sagedasti ka näinud. Muidugi ei ole siis juttugi rahva huvides toimuva juhtimiskorralduse konkreetsetest süsteemidest
elu on näidanud, et seal, kus kerkib küsimus võimu ja varade kasutamise suvalisest piiramisest, on meie nii muidu ja erinevust rõhutavad parteid äkki ühisrindes. Ja rahvale pole ka oma eluliste huvide kaitseks loodud ametlikult mitte mingisuguseid tõhusaid juhtimishoobi. Pööramata tähelepanu sellele, kas tegemist oli sotsialistliku riigi majandussüsteemi asendamise tõttu erastamisele kuuluvate või ühiskonna huvides hädavajalike tingimuste loomiseks vajalike ressurssidega, likvideerisid Eesti riigijuhid hoogsalt rahva ühisvara. Eesti riigijuhtimisaparaat pole rahva huvides toimima korraldatud ja miski ei sunni riigijuhte neile rahva poolt sihtotstarbeliselt antud võimu ja varasid sihipäraselt ka Eesti rahva huvides kasutama. Ning nagu ma eelnevalt ütlesin, peegeldavad arengud tervishoiukorralduses kogu ühiskonna arengudünaamikat. Et kogu võim ja vara on antud poliitikute poolt osavalt tehtud seaduste alusel väiksearvuliste parteide meelevaldseks kasutamiseks, siis pole vahendid ega regulatsioonimehhanisme, millega tagada rahvale tõelise info saamist riigi juhtimise kohta. Ja tuletage nüüd meelde, väga paljudele dokumentidele, mis puudutavad väga tähtsaid otsuseid, mis langetatakse meie kohta, on kehtestatud 5-aastane juurdepääsu piirang. Reformierakonna esimees, endine peaminister Siim Kallas väitis 1998. aastal, praegu ta enam ei ole Reformierakonna esimees, aga siis ta oli, et poliitika on eelkõige võimuvõitlus, mille eesmärgiks on kehtestada ühiskondlikke norme ja jaotada ümber rahvuslikku rikkust. Tema näeb poliitilist võitlust selle nimel, missuguste elanike gruppide huvid pääsevad rohkem võimule, missugused vähem. Eks sellepärast kadusidki ära $10 miljonit, et võideldakse selle nimel, et teatud elanike grupp võiks paremini elada. Ja väga pretsedendid on selliseid sõnu kuulda Siim Kallase suust, aga midagi pole parata. Nii on ta öelnud 1998. aastal. Riikliku kõrgema etapi tervishoiuteenuse kaotamine, lähtudes üleüldisest riigijuhtimise tüübist, tagab võimul olevatele poliitikutele võimaluse raha, võimu ja rahva ühisvaraga iseendi ja oma grupi huve realiseerida. Ja piltlikult võime öelda, et seda kõike saab nimetada võimulolijate diktatuuriks. Ja võimulolijate diktatuur ongi minu meelest täna see ühiskondlik kord, mis Eesti riigis valitseb. Kuigi me nimetame seda demokraatiaks, siis päris täpselt see ikkagi nii ei ole. Raviraha vähesusele viidates organiseerivad haiglate administratsioonid ravijärjekordade lühendamise põhjendusega haiglates eraviisilisi vastu võtta. Näiteks, kes tahab järjekorrast pääseda või ei saa tööajast kardioloogi vastuvõtule, võib teha seda Põhja-Eesti regionaalhaiglas oma raha eest. Sest kardioloogid võtavad patsiente vastu eritasu eest. Vot see on nüüd üks näide jälle sellest, et hinnakujundusmehhanism tervishoiuteenuste osutamise osas ei ole kaugeltki õige ja on tasakaalust väljas. Tippspetsialistide juurde on suuremad ootajad ja et seda leevendada, otsustas haigla 2 kardioloogi vastu muuta tasuliseks, ütles haigla kommunikatsioonidirektor Kristjan Hamburg. Regionaalhaiglal on plaanis ka teiste erialade tippspetsialistide tööaja välised vastuvõtud tasuliseks muuta. Tähendab, kuidas saab olla tööaja väline vastuvõtt arstil? Siis on uneajast või öösel. Igatahes tundub see süsteem kunstlikult loodud ja ääretult ebainimlik või peaks ju arstidel ka tegelikult kehtima tööaja seadust või tööaega reguleerivad seaduse sätted. Eesti Päevalehe andmetel otsustas ka Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatus hakata 50-kroonilist visiiditasu võtma kõigilt traumapunkti külastajatelt, tegemata erandeid isegi pensionäridele. Ja nii võeti ka Tartu Ülikooli kliinikumis visiiditasu, kui praegu tundub see kõik loomulik, siis 2002. aastal oli see kindlasti inimestele üllatav uudis. Ega me kedagi abistamata ei jäta, kui raha kaasas pole, ütles regionaalhaigla juhatuse liige Jaak Tälli. Anname abi järel arve kaasa. Tälli lisas, et ühe ja sama murega, näiteks luumurru pärast mitu korda arsti külastamise eest
raha ei võeta. Mis on tema sõnul patsientidele oluline vastutulek. Ja kas ei tundu naljakas? Sellise turumajandusliku mudeli vastu olid praktiseerivad arstid, kes ütlesid oma seisukohad välja Eesti juhtivate meditsiiniasjatundjate arstieetika ja ravimipoliitika teemalisel ümarlaual, mis toimus 11. septembril 2002. aastal Reval Hotel Olympia konverentsisaalis. Seda ümarilauda juhtisin mina, kuna ma kogusin oma magistritöö kirjutamiseks materjali ja selle ürituse salvestas ka Nõmme raadio. Nii et see salvestus on ka täna olemas Nõmme raadio arhiivis. Ümarlaual olid esitatud erinevate erialade juhtivad spetsialistid. Professor Toomas Sulling, professor Rein Teesalu, doktor Sergei Nazarenko, doktor Jüri Anissimov, doktor Svea Rosenthal ja oli ka patsientide esindaja ja sotsiaalministeeriumit ja sotsiaalministrit esindas ministri nõunik Kai Kotka. Ümarlaua vestlusringis selgus, et sotsiaalminister Siiri Oviiri poole pöördus Eesti Perearstide Seltsi juhatus konkreetse ettepanekuga enne 1. oktoobril jõustuvat, enne 1. oktoobrit 2002 jõustuvat ravikindlustuse seaduse vastuvõtmist, et teha konkreetseid ettepanekuid perearstindust puudutavates küsimustes. Minister keeldus perearstidega nimetatud teemat arutamast ja sama probleemi esinemist konstateerisid ka teised erinevatesse erialaseltsidesse kuuluvad arstid, kes ka peaksid olema nagu kaasatud hinnakujundamise protsessis osalema. Korduvalt on nad esitanud oma põhjendatud seisukohti Sotsiaalministeeriumile ja ka väga harva on Sotsiaalministeerium nendega arvestanud. Arstid leidsid, et fikseeritud tervishoiukorralduse eesmärkidena on toodud seisukohad, kuidas kasutada rahalist ressurssi, kuid on jäetud märkimata tulemust mõõtvad ja hindavad kriteeriumid, mille tulemusena võib väita, et tervishoiupoliitikas tervishoiu kontseptsioon puudub. Kui üldist meditsiini kvaliteeti saab mõõta eelkõige keskmise eluea tõusuga, mis on ka arenenud riikide tervishoiu kvaliteedi hindamise üheks kriteeriumiks, siis selle saavutamiseks on ka vaja määratleda riiklikud prioriteedid ning määratleda riiklik arenguprogramm, mitte juhtida tervishoiutööd ühekordsete projektide alusel. Ägeda kriitika osaliseks sai sellel ümarlaual ka ravimipoliitika põhimõtted ja põhialused ka, sest haigekassal puudub igasugune arvestav farmakoökonoomika ning kogu tegevusest kumab läbi ravimifirmade suuremate kasumite võimaldamise strateegia. Professor Teesalu selgitas, et arstid ravivad kindlate raviskeemide järgi ning lülitada nii palju ravimeid soodusravimite nimekirja on põhjendamatu ja ebaratsionaalne. Ta esitas konkreetsed näited olukordadest, mis võimaldavad ravimifirmadel kontrollimatult tõsta ravimite hindu ning põhjendas ka, miks ei kõlba praegused soodusravimite määratlemise põhimõtted, võttes hinnakriteeriumiks toimeaine molekul. Tema poolt esitatud näited ravimite doteerimisest annavad tunnistust asjaolust, et huvigruppide mõjutused võimaldavad tekitada olukorra, kus konkreetseks otstarbeks eraldatud raha kasutatakse ka ebaratsionaalselt. Professor Teesalu selgitas, et näiteks kui üks firma tuleb kindla toimeaine molekuliga turule, mis maksab 100 krooni ja saab soodustuseks 90%, siis võib see firma tulla sama toimeaine molekuliga turule uue partiiga ja kehtestada hinnaks juba 1000 krooni, mis saab ka omakorda 90% ulatuses haigekassa poolt kompenseeritud. Kui see ei ole süsteemi loojate ning ravimifirmade vaheline ühine tegevus soodusravimitele ette nähtud raha varastamiseks, siis mis asi see on? Ja parim selle laade näide, mida toodi sellel ümarlaual, oli morfiini hinna hüppeline tõus. Teise põhimõttelise küsimusena tõstatas professor Teesalu üles küsimuse toimeaine omastamise võimest. Ta väitis, et kui originaalravimis on mingid toimeained 25 ühikut
ja geneerikus samuti 25 ühikut. Siis molekul on molekul ja teeb oma tööd. Ainult originaalravimist jõuab sihtorganini näiteks 80% ja geneerilisest ravimist ainult 40%. Professor Teesalu sõnas, tsiteerin, on olemas biosaadavus ning ma ei mõista, kuidas nendele arstidel on üleüldse väljastatud Tartu Riiklikus Ülikoolis arstidiplom, kes unustavad ära, et ravimi efektiivsuse määrab ära biosaadavus. Teine asi on lisaained, mis võimaldavad molekuli modifitseerida. Need kaks aspekti lükkavad ümber väite, et tegemist on identsete asjadega. On ju kõigile teada, ja just nimelt meedikutele teada, et abiaineid tootjafirmad ei avalikusta. Lisaks ravimipoliitika ebaadekvaatsele käsitlusele ei toimi ka majanduslik mõtlemine haiglate igapäevases majandamises. Tervishoius peab majanduslik mõtlema olema siiski professionaalsete oskuste teenistuses ja ülimaks eesmärgiks peaks jääma kvaliteetne ja kättesaadav arstiabi. Kui Põhja-Eesti regionaalhaigla aasta tagasi loodi, see on siis nüüd juba 1992. aasta sõnum, sest praegu on ta juba palju rohkem töötanud kui 2 aastat. Siis anti kõik täitmata kohustused sihtasutusele üle. Nende katmiseks mingeid lisavahendeid ei eraldatud. Enne liitmist oli kahjum riigihaiglate peale kokku ligi 40 miljonit krooni. Haiglate kulude kokkuliitmine on andnud võimalusi kulude kokkuhoiduks, nii ütles Ahti Kallikorn 2002. aastal. Haiglate võlgade teke ning rahaprobleemid olid otseselt seotud juhtivate poliitikute suhtumisega seadusandlikkusse. Poliitiliste otsuste alusel ressursse juhtima seatud ebakompetentsete ametnike tegevus oli omakasupüüdlik ning samuti küündimatu. Näiteks sotsiaalminister Tiiu Aro lasi endale maksta ebaseaduslikke preemiaid 1997. ja 1998. aasta eest 56 000 krooni ulatuses ja keeldus neid tagasi maksmast, põhjendades, et riik on ise süüdi, et ministri alluv talle ebaseaduslikult preemiat maksis. Vaadake, kallid raadiokuulajad, kas see on siis nüüd minister, kellele rahvas olevat seaduslikult võimu delegeerinud? See ajab ju koerad ka naerma. Aga selline uudis on pärit Sõnumilehest 2003. aastast. Kuid avalikkuse survel oli Tiiu Aro sunnitud seadusevastaselt saadud preemiat tagasi maksma. No hea vähemalt seegi. Rahaliste vahendite seaduste vastane kasutamine oma tarbeks ei olnud määravaks põhjuseks tervishoiusüsteemi tabanud vahendite defitsiidis. Saatuslikuks sai tervishoiuvahendite paigutamine Maapanka enne selle pankroti saabumist. Selle tulemusena ei olnud ka ministeeriumil võimalik lisaraha leida meditsiiniõdede ja arstide palgatõusuks. Sotsiaalministeeriumi kantsleri Jaan Rüütmani sõnul ei olnud ministeeriumil kavast taotleda haiglatele valitsuse reservfondist või lisaeelarve kaudu toetust. Ta ütles, et tänav on rong juba läinud ja mingeid täiendavaid vahendeid ministeeriumil pole. Loomulikult ei saanudki olla, kui üks maksis omale preemiaid ja teine tead ja samal ajal lasi ka rahad Maapanga pankrotis tuulde lennata. Riigi lõplikuks võlanõudeks jäi pankrotistunud Maapanga vastu 875 miljonit krooni, millest Sotsiaalministeeriumi osa oli 330 miljonit krooni. Samuti jäi kolmandik haigekassa rahast pankrotistunud Maapanka, mis põhjustas piirkondlikel haigekassadele raskusi arvete tasumisel. Aga nagu te näete, 300 miljonit jäi puudu ja elu elab ikka, läheb oma radapidi edasi. Vaat see näitabki, milline on tegelik ressurss ja kui palju on raha tervishoius. Võtta 300 miljonit ära ja keegi ei panegi nagu tähele. Keskhaigekassa pearaamatupidaja Juta Püvi sõnul jäi Keskhaigekassal Maapanka 115 miljonit krooni ja tähtajaliste hoiustena 47 miljonit krooni. Kokku jäi pankrotistunud Maapanka 37% kogu ravikindlustuse vahenditest.
ravikindlustus Eesti riigis oleks pidanud minema ka peale sellist fakti pankrotti, aga nagu te näete, ei läinud. Nii tegi Riigikontroll omal ajal peaministrile kaaluda sotsiaalminister Tiiu Aro sobivust oma ametikohale, mille just nimelt tingiski ravikindlustuse raha paigutamine Maapanka enne pankrotti. Tähendab, tegelikult oli teada, et Maapank läheb pankrotti, kuid Tiiu Aro suunas sinna veel raha juurde. Hea küll, kuid lähtume siis ikkagi sellest, et ega kõik poliitikud ei ole ka oma olemuselt pätid. Paljudele poliitikutele ning meditsiinikorraldust juhtima volitatud isikutele ei meeldi olemasolev süsteem, kui nad ei mõista, mida tuleks muuta, et olukorda reguleerida. Nähakse detaile, millega konkreetselt kokku puututakse, kuid ei tunnetata tervikut, sest terviku hoomamiseks on vaja teada palju erinevatest teistest valdkondadest ja omada ka teoreetilisi teadmisi ja loomulikult ka praktilisi kogemusi. Et sünteesida üks ja toimiv tervishoiumudel, mille eesmärgiks oleks kaasa aidata väikerahva jätkusuutlikkusele ja inimeste keskmise eluea pikenemisele. Seda mittemõistmist tunnistas ka ausalt Sotsiaalministeeriumi kantsler Marja Mändmaa intervjuus ajalehele Postimees, kus ta ütles, ka tsiteerin, kui aus olla, siis isiklikult mulle valitud süsteem ei meeldi. Õigemini ma ei saa sellest päris hästi aru. Tervishoiuteenus on avalik teenus, mis on poliitilise otsuse kantud erasektori täita. Äriettevõtete juhatus peabki ajama äri ja saama kliendid endale ehitama ehk ilusad majad, paigaldama värvilised sildid, saama endale paremad spetsialistid ja nii edasi ja nii edasi. Kuid riik on igal juhul väljapressimise olukorras, sest ta peab suutma igal juhul tagada elanikele arstiabi. Ja siia on tegelikult konflikt sisse kodeeritud. Vot nii ütleb Sotsiaalministeeriumi kantsler. Antud analüüsist selgub, et tervishoiukorraldust juhtima seatud isikute tegevus ei lähtu rahva üldistest huvidest. Ja on kujunenud olukord, kus probleemide raskuskese on kallutatud oluliselt ebaolulisele ning tegevus tugineb printsiibile, mille muutumine ei suuda muuta süsteemi terviklikult paremaks. Reformide edukaks läbiviimiseks on vaja riikliku regulatsiooni osatähtsuse taastamist ning selle kaudu tervishoiualaste prioriteetide kehtestamist. Usun siiralt, et kõigil, kes seda saadet kuulasid, on avardunud arusaamine ühiskondliku sektori, tervishoiukorralduse tagamaadest ja sellest tulenevalt ka võimalustest, millele tugineb meie peaminister härra Andrus Ansip, kui ta oma luulusid avalikult kuulutab. Järgmisel laupäeval on kõneaineks juba uus teema, milleta ka ei saa läbi andmaks ühiskonnas toimuvatele protsessidele objektiivset hinnangut. Kas see teile meeldib või mitte? See sõltub juba sellest, kuhu te ennast ise määratlete ning milliste eesmärkide poole püüdlete. Olen Harri Raudvere, te kuulasite saadet Jutud elust enesest. Soovin teile kõigile ilusat nädalavahetust ja muidu ka kõike kaunist. Peatse kohtumiseni.